Tere, head vaatajad! Aasta pimedatel kuudel tunnevad inimesed end tihti kui talveunes. Loomulikult ei sobi selline olek autorooli. Kerli, sinu tänane lugu räägibki väsimusest. Tere! No pimedus tõepoolest soodustab väsimust, kuid see ei sõltu tegelikult aastaajast, vanusest ega võimekusest. Küsitlused näitavad, et autojuhid on väga teadlikud, et väsinuna autorooli istumine on ohtlik, kuid ometi tunnistavad ligi pooled, et on seda teinud. Aastaid tagasi olin töökohustustega seotud üritusel, kus ei saanud kuskil 3 päeva magada. Kui see üritus oli läbi, pidin ma sõitma Hiiumaale ja praam ootas. Ma ei saanud jääda sinna hiljaks, kuna seal ootasid teised kohustused. Järgmine hetk, mis ma mäletan, on see, et ma nägin läbi kinniste silmalaugude sädemheid. Et ma olin auto vasaku küljega lennanud sinna metallpiirdesse, kus juba 4 rida hakkab ja siis kui ma silmad lahti tegin, käis ja kõik nagu auto tiirutas. Õnneks oli tõesti kell, ma arvan, mingi 5:30 hommikul, maantee oli tühi, ma olin üksinda. Ma pidasin auto kinni, tulin autost välja, vaatasin, jah, auto on katki. Aga mina olin õnneks terve, aga see šokk, see tunne ei lähe mitte kunagi sellest ära. Kui suur probleem on väsinud juht liiklusohutuse seisukohast? Probleem on päris suur. Me teame seda, et 20% Euroopas juhtunud liiklusõnnetusest on tingitud väsimusest. Eesti kohta me täpselt öelda ei saa, sellepärast, et sellekohane statistika meil puudub, sest väsimust on väga-väga raske tõestada, et mis täpselt juhtus, kas väsimus oli üks tegur või olnud. Aga me teame seda, et eelmisel aastal oli meil 3 hukkunuga liiklusõnnetust, kus 1 teguriks oli väsimus. Kuidas satuvad väsinud juhid rooli? Miks inimesed on väsinud? Põhjuseid on palju, aga peamisteks põhjusteks on see, et inimesed ei saa aru, et nad on väsinud või nad kiirustavad kuhugi, et meil on praegu väga-väga kiire elutempo ja need põhjused on kindlasti veel väga-väga palju. Kas on ka mingid kindlad riskigrupid? Kes on need inimesed, kes väsinuna rooli istuvad? Riskigruppideks on meil eelkõige vahetustega ja pikkade töötundidega töötavad inimesed. Just seetõttu, et nende see 24 tunni rütm on natukene sassis. Lisaks sellele ka kutselised juhid, kes sõidavad väga pikki monotoomseid lõike ja ka noored juhid, kelle elutempo on lihtsalt nii kiire, et nad ei jõua piisavalt puhata. Väsimust võib võrrelda alkoholi tarbimise mõjuga. Kui oled olnud 24 tundi üleval, siis on see sama hea, nagu oleksid 1-promillises joobes. Väsimuse tõttu väheneb juhi tähelepanelikkus, pikeneb reageerimisaeg, langeb võime hoida ohutut pikivahet ja ei mäletata läbitud teekonda. Väsimus on salakaval ja tihti alahinnatud seisund. Et jah, inimesed tõepoolest lähevad rooli, nii et nad on väsinud. Esimene samm, mida teha, ongi see, et iseenesele teadvustada, et jah, ma olen väsinud, see on väga ohtlik tegevus, ma sean ohtu nii ennast kui ka kaasliiklejaid, kas see risk on seda väärt. Ja kui nüüd otsustatakse võtta vastu see risk, et jah, ma lähen rooli, siis kindlasti tuleb teha regulaarseid puhkepause. Ükskord oli intsident veel, kus ma olin kaasreisija ja me olime teel Tallinnast Prantsusmaale. Meie kõik kaasreisijatena kõrval magasime, kui järsku tundsime, et auto jääb seisma. Tegime silmad lahti, et küsida siis piloodi käest, et kas kõik on hästi, mis juhtus, ta ütleb, et ma lasen lehmad üle. Kõik on selge, et lehmad tulebki üle lasta ja siis, kui meie tegime silmad lahti, vaatasime, kus me oleme, siis me olime Varssavi kesklinnas. Ehk siis autojuht nägi midagi, kuidas ta üldse sinna jõudis, ta ei saanud ikkagi üldse midagi aru ja siis me saime ka mõissime, et nüüd me peame seda tegema sõitja vahetuse. Et kui juba Varssavi kesklinnast trollide ja trammide vahel näha lehmakarja, et siis on ilmselgelt väsimuse tundemärgid, nii et me pidime vahetama sõitjat. Mida me peaksime tegema, et väsimust autoroolis ennetada või eemale peletada? Kõige tähtsam on see, et inimene oleks enne sõitma minekut puhanud. Tähtis on jälgida ka seda, et sõitma ei mindaks sellisel kellaajal, nagu on tavapäraselt harjutatud magama. No tihtipeale on see siis 12 kuni kella 6 hommiku vahele, et just see kellaaeg. Ja nüüd, kui ongi mindud juba teele, ollakse väsinud, siis on mõistlik teha iga 2 tunni tagant veerand tundi pausi. See paus võiks olla kas kuskil tanklas, kuskil peatumiseks mõeldud kohas, et kindlasti mitte maantee ääres kuskil teepeenral. Kuid pea meeles, et kofeiiniga jook, värske õhk või lühike puhkus on kõigest ajutised lahendused. Päriselt aitab väsimuse vastu ainult korralik uni. Väsinud olekusse ma suhtusin juba enne seda intsidenti väga tõsiselt.
sest ma saan aru, et see on mingi asi, mida sa ei suuda tegelikult ise kontrollida. Et kui sa arvad, et sa teed kõik endast oleneva, siis ta tuleb mingil suvalisel hetkel peale. Ka siin praegu sellest rääkides, siis see on väga ebameeldiv tunne. See on asi, kus sa saad aru, et tänks keegi seal, et seda ei taha kogeda uuesti. Pühade ajal ja talvepuhkuste ajal tehakse ikka pikemaid sõite. Te ei tee neid ju alkoholijoobes. Ärme tee seda siis ka väsinuna. Soovin, et te kõik leiaksite aega puhata ja välja puhata ja alles siis teele asuda. Head teed!